hakkaks algusest peale, selles mõttes, et kuidas sa said mootorratta peale? Vend ees sõitis. Kuidas ma mootorratta peale sain? Vaata, ma sain nii ammu mootorratta peale, aga ma väga hästi ei mäleta. Ma mäletan seda, et meil oli Mustamäel garaaž ja siis isa tõi sikli ja siis sikkel oli alguses nii suur, et ma ei julgenud sinna peale istuda. Ja siis järgmine kord tulime, siis ma juba julgesin istuda peale, siis Tom tegi sõitu mulle vist garaažis või? Garaažis? Jah. Okay. Äkki see oli mul esimene mälestus siklist. Ja siis mingi aeg ma läksin garaaži katusele sõitma. Siis isa tegi raja sinna. Issand. Okei, need Mustamäe, need pikad, need garaažid. Okei. Et seal sai alguse minul see. Ja Honda BV vist oli mul esimene sikkel. Vana see võisid olla? Mingi 3? Ma arvan äkki 4 või 5. 4 äkki või seal kuskil vahel äkki. Et sealt sai nagu alguse. Kuidas naabrid selle raja peale vaatasid seal katuse peal? Võt seda ma ei mäleta. Mina ei näinud kedagi, et oleks seal pahandama või midagi tegema. Mingised sooned ma sinna sisse sõitsin, aga midagi hullu vist ei olnud. Ma loodan. Jah. Aga sealt katuse pealt alla ei kartnud kukkuda? Ei, ta on nagu muruplats oli. Okei. Vaat see Mustamäel garaažidel on muru katused, et seal sai sõita. Ja seal alla kukkuda küll ei saanud. Ma loodan, ma ei mäleta nii hästi. Okei. Aga siis alguses ei julgenud peale istuda, pärast hakkas meeldima kindlasti, on ju? Jah, ta hakkas meeldima küll. Muidugi hakkas. Algus oli natuke nii hirmus, kuna ise oli nii väike, sikkel nii suur. Aga jah. Hirmus küll ei hakanud, hakkas meeldima pigem. Päris kaua sai sõidetud ja. Jah. Ja siis, ma ei tea, tegite trenni ju, käisite kogu aeg sõitmas kuskil. Ma olen neid lugusid kuulnud, et pandi mingi paar korda nädalas punt kokku ja mindi jälle. Mina vaata jälle seda algust nii palju ei mäleta, kuna Tom sõitis juba suurema sikliga. Ma olin ainukene 50 sõitja. Kas ma käisin suvilas, sõitsin ümber maja ja seda mäletan. Siis, kui olid krossi võistlused, siis ju 50 klassi algus ei olnud. Ja siis mul isa tegi parkimisplatsile ringi. Et sa saaks sõita? Et ma sain sõita seal äkki Tommi sõituda vahepeal. Okei. Ja seda ma mingised nagu hetki mäletan ja pilt olen näinud, kui ma sõidan seal hobuse kiiver peas. Hobuse kiiver? Ja mingi oli... nagu ratsutamiskiiver. Kollane kiiver vist oli algus mul. Okei. Ja minu arust nii see läks ka see 50 asi, et algus sõitsin üksinda, siis mingi näit tuli keegi veel punti sinna, siis kuskil tehti vist isegi mingi stardiga sõiti vaja. Minust ta nii kuidagi läks. Aga trennidega seda ma nagu... Seda värki ma nii hästi ei mäleta, kuidas mul käis see. Eks nimelt Tom sõitis, ma arvan, ma sõitsin kuskil põllu peale. Okei. Ja mingi aeg hiljem vist tuli mingi pundid äkki. Aga enne seda te ju käisite niimoodi, et Toomasel olid võistlused ja sina olid kaasas, on ju? Jah. Kas siis ei tekkinud isu, et tahaks ise? Ma arvan, et ma sõitsingi juba seal parkimisplatsil. Okei. Ma seda ka ei mäleta kaua meil see vahe oli, et kas me hakkasime äkki mitte väga palju hiljem, ma ei hakanud sõitma kui Tom. Okei. Siis Tom hakkas ju suurema sikliga vist. Jah. Et seda ma ei mäleta, et ma oleks Tommi sõita vaadanud ja ma ise ei sõitnud või? Jah. Okei. Seda ma ei mäleta. Pigem olime vist koos ja mingised pilte ka kui vaatad, siis me võistlustel ikkagi olete koos kogu. Oleme nagu koos, jah. Nii, nüüd sul isa kohe segab vahele ja ütleb, kuidas see tegelikult oli. Kas oli nii, et hakkasid enam korraga sõitma või? Tom ja Jüri? Enam vähem, jah. Okei. Enam vähem niimoodi, et jah, seal retkede garaažide juures hakkas see asi peale. Okei.
Garaaži all oli vist esimene sõit, on ju? Garaažis sees isegi. Jah. Aga sinul oli esimene minu arust selle Hondaga. Honda, jah? Ja, Piivi. seda ta ütles. Ja sellega olid suvilas ju. Suvilas ka. Toimetasid. Suvilaaed, jah. Ja suvila värav on see, kus sa pihta oled saanud. Mäletad ka või? Seda aeda ma ei mäleta. Aga ma mäletan, et ma mingist hüpet seal isegi vist tegin. See hästi ähmane. Okei. Aga kes siis õpetas? Isa, Tom? Pigem ikkagi isa oli siis, kes õpetas. Tom tuli veits hiljem siis, kui suuremaks sain. Siis tegime Tomiga päris palju. Sõitsime koos ja õpetas. Aga siis pidi ju varsti tulema see, kui te nende leokitega punti saite ja Martin tuli mängu või? Sest te olite ühevanused. Aasta 91, 92. Ja see tuli juba siis, kui me olime võistlustel, hakkasime käima. Siis tuli ja Martin. Et siis sa ei olnud enam üksi selle 50-sega. No siis oli juba palju teisi sõitjaid ka. See oli Havam ja Priks ja see Raigo Suia. Need olid põhilised konkurendid. Kes siis alguses kõige kiirem oli? Minu arust, kas Havam oli kõige kiirem? Äkki? Oli vist või? Jah, ma vaatasin ka nendest tulemustest, et tema oli seal Tema vist võitis kogu aeg. võidumees suht. Ja Suia liikus ka ju päris kiiresti. Suia ja Priks ka. Ma olin tavaliselt ka 4. vendist. No seal top 5 olid see kogu aeg. Puhile sobis nagu starti hästi. Ta oskas starti ja esimest kurve väga hästi sõita. Okei. Seal tuli nagu slaalomit lasti. Tol ajal need väiksed poisid eriti olid ju kakerdasid sedasi kurvides, sedasi paresägusi. Puhli läks päris ilusti need. Seda mina ei mäleta. No, seda. Aga mida sa mäletad võistlustest? Nagu esimestest? No võistlustel oli ikka kõige ägedam see elu nagu väljaspool võidusõit või seda võistlust starte. Et siis sai mängida seal mulla sees ja muda sees ja väikeste siklitega ja siis see oli nagu minu arust see nagu tipphetk. Võidusõit oli lihtsalt vahepealaks. Aga muidu oli kõik seal autodes ja sõpradega mängimine. See oli nagu minu arust kõige ägedam. Jah, normaalne ju. Et siis pidi vahepeal kutsuma, et kui Triisa ja Leok, et tulge sõitma ja siis tavai, lähme teeme sõidu ära. Ja paneme edasi. Ja siis paneme edasi. See nagu oli äge. Ja selle sama seal me Martiniga nagu saimegi sõpradeks kõige rohkem, ma arvan. Temaga me nagu hängisime kõige rohkem koos. Väiksena ja tegelikult siiamaani. Kui me Martin ja Aigariga rääkisime, siis sealt tuli see välja, et oli nagu see suurte gäng ja siis olid need väiksed sabarakud, kes tahtsid ka sinna suurte gängi saada. Oli ka suur gäng, oli siis Tommi ja nende gäng ja siis me olime nagu väiksem gäng seal. Ja. Mis te siis ära tegite, et saaks ka sinna punti? Mis ikka tegime, ma ei mäleta, kiusasime need. Proovisime tähelepanu saada võib-olla ja proovisime ikka kuulata ja vaadata, mis nad teevad. Ja mis seal muud teha sai. Kas oli niimoodi ka, et kui mingi jama oli, siis näidati teie peale näpuga või? Seda nagu ei mäleta. Pigem meil nagu minu arust ei olnud seda. Nad ikkagi hoidsid ka meid, et minu arust niukest nagu asja ei olnud. Pigem meie keerasime mingist jama seal võib-olla. Et siis oligi põhjust näidata.
või siis jah, proovisin meid kaitsta vahepeal. Okei. Aga Martiniga teil vist on see klapp nagu väiksest peale hea olnud. Mis te... Me oleme nii palju koos olnud ja jah, on küll olnud klapp. Võidusõidu aeg ka. Et alguses oli mina veits kiirem ja lõpus oli tema kiirem. Ta veits noorem ka must aasta või? 2 aasta. Okei. Palju reisinud ja. Mis te koos nagu ära olete teinud? Nagu võidusõidu vahepeal? Kui te väiksed olite, äkki mäletad midagi? Mis me ära oleme teinud või? Ei tea, mänginud tsiklitega palju, aga meil oli siuke asi, et me käisime suvel, oli siis Martin käis Tallinnas nädal aega, mina käisin Võrus vaheaegadel. See oli loomaaed, lõbustuspark, mis meil oli kindlad asjad. Ja siis tegime vahepeal lollusi kodus, meil elasime 9. korrusel. Seal sai veits pahandust tehtud. See oli siis päris naljakas, aga nüüd mõelda, siis oli suht õnneks läks, et midagi ei juhtunud seal. See on see munalugu või? Ja, see munad ja unad ja mis kõik alla läksid. Tundus juba naljakas. Okay. Praegust muidugi nii naljakas ei tundu enam. Martin rääkis seda ka, et mingid mopeedid said tuuningu nagu üksteise järel. Rollerid või? Ja see oli küll mingi jah. Muusika panime peale ja tuled alla ja see oli mingi hetk oli. Et Martin vist tegi enne ja siis ma pidin järgi tegema. Ja siis meil oli Taavi Nassar oli ka. Tema veel tegi ka. Okay. Et seal mingi need tuunimine käis. Okei. Aga kas, no, ütleme, kui need võistlused olid, kas te siis vaatasite neid suuremate starte ka, et umbes, et tahaks ka nii või see hüppab mingi ägedalt, et tahaks ka või? Ma arvan, see tuli veits hiljem äkki, suuremas klassis, väiksemas klassis, ma ütlen, ega ma ei tea, rada võib-olla vaatasime enne trenni korra, aga see, räägime, meil oli mängimine tähtsam ja sõprade nägemine. 60, 80, no 80 seal tuli kindlasti, seal vaatasime. Et ja muidugi. Aav oli okei suur hüppeid nägime, see oli ikka suu lahti. Algus. Sina ju käisid seal Võru laagrites ka. Mis sa nendest mäletad? Sa mõtlen nüüd, mis laagrid, seal oli üks treener. Ja just, jah. Seda ma väga ei mäleta. Ma ei tea, kas ma üldse sain seal väga palju sõitsime, aga kas ta meiega tegeles, ma seda ei mäleta. Pigem Tommi ja suurtega. No jah, te olite nagu väiksed. Väiksest, jah. Aga muidu käisime niisama sõitmas seal erinevate radade peale. Okei. No aga see vist oli nagu juba iseenesest äge asi, see laager. Mitte see trenni tegemine. Kõik need sõbrad koos seal. See oli äge muidugi. Kas seal oli siis nagu range kord ka, et hommikul üles jooksma, puder, trenni või kuidas see oli seal? Ma ei tea, kui ranged oli, aga eks me pidime ikka tegema midagi. Me olime nii palju väiksemad, et Tom ja suuremate punt, need kindlasti tegid. Aga mingi aeg ma mäletan, Martiniga käisime jooksmas ka. Okei. Aga see oli äkki siis juba natukene suuremad kui see 50 klass. Vist. Aga Võrumaa metsade vahel oleme jooksnud küll. Tallinnas ma isegi ei tea, siin me küll ei käinud jooksmas. Siin käisime loomaaias lihtsalt. Ja, siin oli see kultuuri osa sellest. Okei. Ma ei tea, mis sa nendest esimestest välisreisidest mäletad? Seda, et matkautoga sõitsime
Ja siis sai seal autos mängitud ja siis, kui kohale jõudsime, siis ma mäletan, et rajades olid ülihead friikartulid. See on mul siiamaani meeles. Jah. Kuidas nad olid siis teistmoodi kui see, mis meil Ma ei tea, et Eestis vist ei saanud või ma ei tea, on see mingine, ma ei tea, võib-olla see koht ja kõik oli nagu, et siiamaani meeles on. Lihtsalt tavaliselt friikartulid millega majoneesiga või? Jah, täitsa tavaliselt. Aga see lihtsalt tundus nii hea. Ets rääkis, et seal välismaa krustidel oli mingi lõhn ja kõik asjad olid teistmoodi. Kas oli siis ka või ma ei tea? Ma seda vist ei mäleta, ma arvan. See oli põnev. Ma ei tea, mis seal nagu teistmoodi. Ma ei mäleta. See on nagu äge oma seltskond ja isegi sõidud, mis seal olid, siis ma ei mäleta, et midagi nagu nii teistpidi oleks, sest tegelikult meie Eesti poisid olid seal ju 50-ses olid ka ju esimesed või? Esimene aasta vist ei olnud, aga siis olime ju pildi peal olime kõik oma punt oli seal ees. Et siis nagu teine rada vist oli ja muud ei olnud midagi seal. Ma mäletan seda, meil oli Martiniga see, et kes seda Eesti silti hoiab. See oli nagu teema, ma mäletan, miks üks asja. Kes hoiab, ei mina tahan. Kumb siis hoidis? Isegi mäletan, me hoidsime koos isegi vahepeal. Ma ei mäleta. Pildi pealt pärast vaata. Seda nagu ähmaselt midagi mäletan. Ja see ongi sellest käimisest friikartulid ja see märgi hoidmine pigem seal rohkem nagu ei tea. Mis asi veel on reisis meelest on päkapikud, mis tee ääres olid. Okei. Neid käisime vaatamas vist. Tundus jube huvitav, et tee peal aiapäkapikud nagu. Aiapäkapikud. Poolas eriti oli. No kuskil oli, ma ei tea, vaatasime jube äge värk. Mingi niuksed asjad on meeles. Ja meil läks kärukonks ka katki, eks oli ka mingi teema meile. Jaa. Käruse diisel. Diisel läks katki. Okei. Käisime ja keevitasime Poola linna vahel. Ja siklisõidust. Ega neid sõite nii palju ei mäletagi. Mäletan seda, kui ma kukkusin omal põlve katki. Seda ma mäletan, et veits valusaks läks jalga. Aga muidu nendest sõitudest nagu on niisugused. See juhtus siis sõidus või kuskil? Võidusõidaga. Aga seda kõige esimest sõitu, kus te nende suurte meestega koos olite rajal? Seda ma ei mäleta. Ma mäletan karikat küll, aga see, kuidas see sõit oli, et ma niimoodi ei tule see kohe. Ma olin nii väike olin vist. Jah, see oli nii väike oli küll. Ja see oli suur rada ka ja võõras rada ja rohkem selline ronimine oli seal. Aga ringi tegi ära ikka. Jah. Venres siis oli juba teiste poistega mõnlasite seal. Seda sõitu kui siukest nagu väga ei mäleta. Aga seda, et seal oli nagu võistlejad ja kindlasti palju rohkem kui Eestis tavaliselt võistlusel. Kas see kuidagi ei löönud pahviks või? Ei. Ma ei mäleta, aga ei tea küll, et oleks nagu närv sees. Me seda oskab ise öelda, mis niisugune seal olin, kas palju närvis või mitte. Olid said seal hakkama ilusti, sellepärast ümberringi. Teised olid ka ju kõik samasugused päkapikud. Pigem see närvivärk tuleb seal 80 või Võrris või? Rohkem natukene või? Suuremalt. Kui nii väikselt juba lähed, siis tegelikult sa harjud nii ära, et võib-olla on Võrr oli see, kus nagu endal peas hakkas juba natukene nagu rohkem närvi minema või mõtlema üle veits. Aga väikestes klassides, ma ei tea, tundus siuke chill. Normaalne. Vaat jälle, kui sa oled Eestis või oled seal välismaal, et
aga seda nagu paddockit, mis seal oli ju nagu rahvast palju, autosid, kõik need tsiklid, värgid, seda No see oli äge. Jaa. See vaadata, see paddock oligi äge. Palju autosid, tsikli värki, see oligi äge. Aga teil oli ju alati mingi nagu lõbustuse värk või mingi kultuurivärk ka. Ma ei tea, mingid veepargid, värgid. Oli. Nii. Ja Legolandid ja Disneylandid. Mis te siis järel tegite? Ja nii, me käisime, siis olid seal need turnimiskohad või? Seda mäletan ka. Suured torud ja need laste mänguväljakad või? Jah. Seda Eestis minu arust too hetk ei olnud siis. Vist mitte. Ja siis läksid ja vaatasime mis asjad need on. Ronisime seal, see oli nagu äge. Aga lõbustusparkidega oli see, et ma olin nii väike, siis ma ei saanud kõiki asju teha. Siis ma olin veits nagu kurb ka seal. Okay. Aga muidu oli äge. Eestis ei olnud vaata nii ägedad neid asju, siis oli nagu äge. Tol ajal lihtsalt ei olnud. Ja ei olnud, muidugi ei olnud. Ja. Siis Disneylandi läksid, oli ikka vau. Meil oli siin see Tivoli vist. Meil on mingi tavaline mänguväljak. Meil oli võib-olla mingisugune redel kusagil on ju ja seal olid ju ikka päris korralikud need asjad. See oli ägedad. Jah. Okei, aga kuidas see asi siis nagu suuremaks ja tõsisemaks läks sealt 50 edasi? Tasapisi ta vist läks ja suuremaks. Tommi jälgedest tulime seal kuidagi. Ma ei tea, kui seal 80 siis käisime Euroopakatel, 60-ga ma isegi ei tea või? Kas 60 üldse oli tollel ajal? Ei olnud vist jah, 80 oli esimene. 80 see oli jah. Aga mul oli kiirusest oli veits puudust, et ma seal väga palju peale ei saanud sõitudest vist. Et ma ei tea, kui palju me käisime, seal me ikkagi paaril käisime Euroopakatel vist. No Võrriga käisime. Võrriga. Ja see oligi nagu nats, oleks pidanud ikka kiirust rohkem olema, et seal sõita. Aga siis olid ju ka Martin ja need käisid sama rada ju. No Martin oligi vast mingi aasta 2 oli maas vanusest või. Mina sõitsin Võrrist siis 80. 50 sõitsime koos vahepeal. Võrris või 4,5, kus ta must mööda pani. Võrriga vist juba pani mööda. Kui ta hakkas Võrri sõitma. Siis ta oli kiirem. Kui mina seal Euroopakatel või välismaal nagu nii palju ei käinud. Pigem Läti, Eesti ja paaril Euroopakal. Põhiline jah, Läti ja siis Eesti. Aga Soome vahet sina ka ei käinud ju. MX3 sõitsin Soomes. Ühe etapi, aga see oli nüüd hiljem siis. Ja. Aga nooremana hästi kinni. Sa vist käisid Ets ja Juss ja need. Jah. Kui see, okei. Juss, Tom. Ja Ets. Kui sa seda... Ja rohkem ei olnudki. Mõtled seda lastesari on ju? Jah. Okei. Ja. Aga kas sul oli ka ükski hetk käis mingi klikk, et et nüüd ma teen ikkagi tõsiselt nagu trenni või kuidagi see läks nii loomulikult, et ei olnud. Vaata, meil on peres kuidagi niimoodi, et Tom teeb trenni ja Tomil on see eesmärk. Mina olen siuke, mulle meeldib sõita tsikliga, aga ma väga palju nagu ei pingutanud vist. Jooksmas käisin nagu, ja ma liigutasin, aga mul ei olnud seda, et ma tahan kogu aeg võita. Muidugi ma tahtsin võita, aga ma ei, nagu ma vaatan Tommi kõrvalt, siis tema ikkagi tegi, ma arvan, poole rohkem trenni ja pühendus rohkem. Et
ma olen nagu siukest oma mingist liini ajanud. Mingi hüpe mul tekkis äkki selle võrriga, kui me käisime Hispaania laagris. Siis ma sain päris palju kiirust juurde. Siis oli siuke nagu kiirusareng, ma arvan. Aga peale seda ma olen ikkagi nagu siukest oma mingist asja ajanud. Pole nagu seda nii suurt, seda ambitsiooni anda. Küll käisime Inglismaal ka sõitmas. Aga no mõtle, seal jäigi mingine areng ei puudu või mingine siuke ambitsioon või. Okay. Nüüd mõtlen, et oleks võinud pingutada rohkem. Et oleks tahtnud näha, kuhu oleks välja jõudnud. Aga isegi nüüd, kui ma sõitsin, ega ma olen sõitnud sellepärast, et mulle meeldib sõita. Mul ei ole see, et ma pean võitma. Et täpselt liigutad nii palju, et oleks nagu hea sõita. Jaa, kas seda minu meelest, see on minu meelest kõigil olnud põhiline, et neile meeldib sõita. See võidu teema, see tuleb nagu, ma ei tea. See tuleb iseenesest. Jah, täpselt. Aga osadel sõitjatel on, vaata, nad tahavad võita ja nad teevad ka nii palju trenni, et neil on see eesmärk. Aga ma arvan, mul lihtsalt seda ei ole nagu olnud, et ma nüüd pean võitma. Tahaks küll, aga noh, eks sa vist ju oled midagi võitnud ka. Ma arvan. No Tommiga võrrelda ei saa. Tommil on ikka rohkem. Aga kuidas teil oli, kas nagu te vendadena üksteist aitasite edasi ka või? No ma arvan, Tom mind aitas väga palju. Minul Tommi nagu aidata oli veits keeruline, sest ta oli nii palju kiirem, nii palju vanem. Et seda ma ei tea. Pigem, kui ma talle lähemale tuli, võib-olla ajasin teda närvi, kui ma talle nagu juba hakkasin liiga lähedale tulema. Võib-olla tegi rohkem midagi, ma ei tea. Mulle ta pole midagi ütelnud, aga mind küll ta tõmbas trennis koos käisimisi kogu aeg vaatse, kus ta on. Kas tuled lähemale, ei tule lähemale. Väikse sikliga samamoodi tegime koos trenni, ta sõitis mul selja taga, tuuritas seal, nagu ajas mind närvi. Ma olen seda nii palju aidanud, et ma võistlust kui keegi mul taga sõitis, siis mul nagu ei olnud see probleem. Et mind on nagu palju aidanud. Okay. Kes? Ja klassid olid kah erinevad. Noh, Tom oli tavaliselt ikka 6 aastat vanem, oli suurem. Suurega ja siis Puhv oli õdriga. 4,5 sõitsime koos. Aga ma ei tea, mis siis vanused olid, millal ma hakkasin sõitma 4,5. 17, 18. Siis me läksime ühte klassi. Ja siis ma ei tea, mis ajast ma talle nagu järgi jõudsin. Siis, kui ta mõne põlved ära lõhkus, siis vist äkki. See enam ühte hoogu. Okay. Aga ma ei tea, räägi natuke sellest Inglismaa ajast ka, et kui palju te seal käisite ja mis te seal tegite ja kuidas see nagu sulle tundus, mis seal toimus? Inglismaa oli äge projekt, seal jälle, et mida teha ja proovida. Siis ju Tommil oli see üks põlv juba vist katki läinud. Siis, et lähme proovime, oli tutvusi ka seal pool. Aga ikka oli keeruline, vaata, kui sa reisid. Sul on kogu aeg on sikkel, ei ole päris see, mis on kodus. Uued rajad, uued sõitjad. Ja no, mõtle, minul oli kiirusest veits puud, et oleks äge seal sõita nagu pundis. Ma olin selles veits lihtsamas sarjas, ma sõitsin pundis ikka, oli okei. Aga meistrikatel ma ei saanud peale ja paar korda vist sain peale. Ehk siis mul oli kiiruses puudu. Ja et ei leidnud nagu päris seda head sõitu seal. Ja kõik see reisimine on ju, et lennukiga sinna, lennukiga tagasi, koolid. Ega see nagu keeruline niisugusel tasemel seal sõita nii.
siis me proovisime seda aasta-poolteist. 1,5 aastat. Ja siis lõpus oligi see, et nagu, et pole väga pointi seal käia raha kulutamas. Et ta ei anna nii ägedat emotsiooni ei andnud meil, et pigem oli. Väsitav oli ka. Nendega ta väsitas ära, vaata, kui sa reisid, saad võistlema, sa ei ole, teised on tippsportlased seal, siis ise oled siuke, tundus, et ei ole nagu väga mõistlik seda raha põletada seal. Kooli mõttes võis ka päris karm olla nagu. Mul oli see klass oli, kas oli 11-12 või? Ma iga esmaspäeva reede puudusin. Muidugi oli keeruline. Õnneks ma sain õpetajatega nii hästi läbi, et saime sealt läbi kuidagi ilusti. Saime asjad tehtud. Sa siis pidid, ma ei tea, kuskil lennukis õppima või kus sa tegid? Ideaalis oleks pidanud teha, aga kes viitsib õppida selle lennukis. Pigem sa magasid selle. Proovisid kuidagi ikka hakkama saada. Siis kadus vaata siuke nagu selle lõbu ka sellest sõidust ära, et sa ei saanud seda nautida nii, see oli nagu kohustus või. Aga kuidas muidu need Inglismaa rajad ja kõik see täitsa teistsugused, et oligi, osad olid nagu jumala ägedad, osad olid põllukad. Hästi palju erinevaid oli. Et iga rada tahtis nagu ikkagi harjumist. Aga muidu oli nagu äge. Ja mis seal oli raske, oli trenni tegemine. Seal ei ole radu, kus sa saad nii trennida nagu Eestis. Või kui on rajad, siis seal on mingi 500 sõitjat ja väiksed need alla 10 minti saad sõita 15 minti. Et see oli nagu keeruline seal. Teil oli siis niimoodi, et auto nagu tsiklitega oli seal Inglismaal? Üks auto oli seal, jah. Ja tsiklik ka. Siis oligi, mis sikkel seal oli, alguses oli originaalsikkel, siis sellega oli vist keeruline konkurentsis olla. Siis korra saime vähe tuunisime seal midagi vist. Ja see oli kohe nagu lähemale. Et seal nagu andis see sikkel ka tunda. Natukene. Aga kas sul sellest ajast sealt ka mingi sõpru või tuttavaid on, kellega siiamaani suhtled? Sõitjatest ei ole, pigem on see taustajõud, kes seal oli. Aga väga palju enam ei suhtled, nüüd on ju elu nii palju edasi läinud ja tööasjad. Et nagu nii väga ei ole. Lõpetasite selle ära, mis te siis edasi tegite? Sõitsite siin Eestis ja Lätis või? Mõtlen, kas siis mingi hetk tuli see, et kool sai läbi ja siis tuli meile see Redmoto ehk Honda siklite värk ja siis ma olin äkki 19 või? Ja siis ma hakkasin sellega tegelema. Eks sealt mul siis see Krossi värk jäi nagu pigem hobiks töö kõrvalt ja siis ma ikka sõitsin. Siis ma jäin pigem Eestisse sõitnud, ma Lätis ikkagi väga vähe. Sa oled proovinud endurot, kas sa veel midagi oled proovinud? Supermotot näiteks või? Korra proovisin supermotot, aga mulle see ei meeldinud. Ta on liiga timmimine, mulle, ma ei tea, meeldib valli sõita ja vaadata, kuidas liiva lendab tagant. Supermoto oli siuke, ma ei saanud väga nagu ägedaks endale seda. Ja seal oli nii palju sõltus kõik mingi rehvidest ja asjadest. Krossis minu arvest sõltub vähem asjadest, sa pead ise lihtsalt mees olema. Ja trenni oli ka vähe keerulisem teha. Korra proovisime lihtsalt Tallinna Open vist oli. Selle raames nagu proovisime veits. Siis ma korra kukkusin ka seal ja lõin omal käe katki. See mõtlesin pole vaja vist. Et sellist supermoto sõitjat nagu Martinist sai, et see vist... See vist ei... Nemad tegid ju väga tõsiselt seda. Panid oma lasti ka. Aga endurot sa sõitsid natuke rohkem kui ühe võistluse. Aga see enduro tuligi nüüd sellest, et kui oled tööinimene, siis Kross on keeruline sõita kiiresti, kui sa ei saa trenni teha nii palju. Läks ohtlikuks, sikliga sõita meeldis. Siis sain
Hannuga ja diili, sõin pilli, et proovida endurat, et see oli nagu äge, see on, saad sõita, äge seltskond. Aga minu jaoks oli see keeruline see, et ma olen harjunud sõitma raja peal, kus ma tean, mis on ees ja ma saan lahti keerata, siis enduras oli see, et sa pidid päris palju pimesi sõitma ja mulle ei meeldinud niisugused riske võtta. Ega lõpuni välja ma ei saanud sõita, ma arvan, nii nagu ma tahtsin. okei. Et aga ta meeldis mulle. Et endurat oleks pidanud ka sõitma rohkem, et saada seda kiirust, ma arvan. Jah. Aga ta on äge. Ja ma siiamaani sõitsin endurat, käisin Rumeenias ja niisama nagu trippimas, et see on nagu äge. Jah, see on ju siuke seltskonna mõttes ka äge asi on ju. See ei pea olema nii jõhkras füüsilises vormis kui krossis, et jah, sa pead olema füüsiliselt tugev, et jõuda neid pikki päevi sõita, aga ta ei nõua seda, mis nagu päris kross. Krossis sa pead olema ikka rohkem vormis. Aga sama seal on mingid sellised oskused, mida sul mingi mäest üles ronimised ja asjad, mida sul krossis elu sees vaja ei lähe. See oligi hästi raske alus õppida. Palgist üle sõitmine, kividest enne. Enduras sa pead sõitma kivist üle. Krossis sa sõidad kivist mööda. Et nüüd see nagu peas omale korda saada, see oli algus päris keeruline. Seal päris palju aitas jälle vend mul õpetas, et sõida nii ja naa. See aitas päris palju. Ja tegelikult lõpus hakkas ju välja ka tulema enam-vähem, et sellest nagu oli äge. Sa oled ju isegi rahvuskoondis käinud välja aitamas. Need olid ägedad väljakutsed, see 16. Ma arvan, need on ägedamad võistlused olnud, et see pikk formaat ja keha saab korraliku koormuse, ilusad vaated ja elu sees ei satu siukestesse kohtadesse. Et 16 oli äge. Peal ja need on ju ägedad. See trass ise on ikka viimasel. Ja see lõpetada on ka ju, see on oma ette ju tulemus, ma arvan, et seal lõpuni tulla kõik ilusti ja ilma trahvideta. Jah, ise korras, ratas korras. No mina mäletan seda, et isegi kui sa kusagile ära eksisid, siis sa alati tuled nagu naerul näoga sinna. Ja ma iga võistlus korra panin kuskil võssa. Aga trahvi ma ei saanud vist. Jõudsin ikka aega tagasi ilusti. Jah, et selles mõttes oli väga tore. Seiklus. Jah. Räägime sellest ka natuke, mis see sport, see kross ja kõik see motovärk sulle nagu andnud on? Järjepidevust, ma arvan, päris palju tutvusi. Et mis ta andnud on, ma ei tea, ma arvan päris palju. Vaat sa ei saa alla anda krossis. Või 16, kui sul on raskused, sa ei saa ju maha tulla. Sa ikkagi mõtled välja mingiseid lahendusi, et kuidas sa lõpuni tuled. Ja ma arvan, see on elus ka päris palju andnud nii äris kui niisama elus. Et ei anna alla ja proovida oma eesmärki ikka saavutada. Ma arvan. Ja ega tutvused ka ja sõbrad on päris paljud on ikkagi sellest krossi elust. Parimad sõbrad ja see on nagu äge. Vist see turvavõrk, kes sul praegu ümber on ka kõik sealt maailmast või enamik? Jah, ja nüüd mul see õnnetus juhtus, siis ikkagi väga paljud on krossimehed, kes on ümber ja aitavad ja helistavad ja see on nagu päris hea tugi. Muidugi on ka nagu muust maailmast, kes ikkagi nagu aitavad ja on olemas, aga see krossi maailm on enamus. Aga ma usun, et pere nagu sidemed on ka, see ala annab sellised, mis enamuses spordialadest vist ei, sa pead kogu aeg nagu koos tegema kõik asju ja samamoodi neid lahendusi otsima. Perega jah, kui sa mõtlen mulle poisiga ju tegelesin samamoodi, et
sa oled iga päev koos, iga nädalavahetus trennid. Kõik on ju kogu aeg oled koos. Ja nüüd, kui mul see õnnetus juhtus, siis nüüd ma näen nagu seda tavalist elu. Et meil on iga päev kodus ja peab lastele leidma mingist tegevust. Pole harjunud sellega. Ma olen eluaeg on niimoodi olnud, et kogu aeg on tegevus, kogu aeg sa pead midagi tegema, et ei ole seda, et ma nüüd pole midagi teha, ma olen telekas või ma olen longi kuskil, sihukest asja pole elu sees olnud. Ja nüüd ma näen seda, et poisil on vaja tegevust leida. See on minu jaoks päris uus olukord. Peab nagu mõtlema, mis tegema peab nüüd. Aga ta sõitis ju ka sul on ja? Ja ka 4-aastasest peale. Kaua me jõudsime tegeleda, siis ma 10-selt siis lõpetas ja see on 11. 6 aastat. Kas ta nagu ise tahtis hakata või sa vaikselt tõid mingi väikse mootorratta? No ma arvan, et ta tahtis ise ka. Laske vaata, kui isa ju sõidab kogu aeg iga nädal. Siis ikka on see, et tahaks ka. Eks ma ikkagi ju ise pidin ju sikli tooma, eks see on ma arvan mõlemapoolne. Et sundima ma ei ole pidanud teda. Pigem seal vahepeal, et ta liiga lohe ei olnud. Et teeks ikka pingutaks seda nagu pidi, aga kuidagi iseenesest on. See nagu tuleb vist. Ja ise otsid ka seda vaata, et jah, ei sõida, aga samas on äge, kui poeg sõidab, sa oled ikka pundis ja kõik see nagu on äge. Aga kas teil oli siis juba, sul endal oli kogemus, sinu isal oli kogemus ja nii edasi, et kas sa siis oskasid midagi teistmoodi teha, kui sa oma poissi õpetasid? Või? Teistmoodi ma ei ütleks, pigem ikkagi nagu samamoodi. Ma arvan, et ikka andsin oma asju edasi, mis oskasid ja see emotsionaalse poolt. Eks siuksed alused on ikkagi on, mis on. Mis tuleb teha ja kuidas teha ja eks see antakse ju siis edasi. Eks keerulisem on see nutiajast, et sellega võideldavate lapsega. Minu aeg seda ei olnud nagu nii palju. Et seda motivatsiooni hoida, et mis tänapäeval on ju lastel on lihtsam olla arvutis ja telefonis, kui pingutada ja trenni teha. Et seda nagu emotsiooni lastel hoida või seda on veits nagu keerulisem, ma arvan. No Jussiga jutust tuli näiteks see välja, et ma sain aru, et ta oleks tundis puudus sellest nagu füüsse kogemusest, et kui tema nagu hakkas edasi liikuma, et ei olnud kedagi kõrval, kes oleks talle nagu seda sihukest spetsiifilist nõu osanud anda. Ja nagu mingi toit. Osanud vist too hetk. Ja mingi ala toitumise ala ja midagi sellist on ju. Et no meil ei olnud ju kellelgi sihukest kogemust siis me, kes alustasime. Eks nüüd on ju kogemus poole rohkem, et paljud sõitjad on ju ise läbi elanud ja nüüd paneb pojad sõitma, siis need teavad juba mingist asju ette. Okei. Õppisime kõik ise. Ei selles mõttes, et eks tänapäevalgi ma arvan. No kunagi ei olnud ju sotsiaalmeediat asja, vaat sa ei näinud ka ju. Siis pididki kõik ise mõtlema, aga nüüd on ju, kõik on ju näha ka ja ise ka tead juba piisavalt asja. Eks ta veits lihtsam on. Aga kas sul on mõnes treeneri või ma ei tea kellegi mingi õpetus eriti meelde jäänud? Mul on treeneritega niimoodi, et mul on treener olnud isa ja Tom. Ma ei ole käinud väga teiste juures. Oligi Võrriga, kui me käisime rootslase juures Hispaanias. See oli mu nagu esimene sihuke treener, kes mind vaatas ja õpetas. Ja ega mul pärast seda polegi olnud. Eks sealt ma saingi päris palju juurde. Ja võib-olla minul jäigi sellest puudu, et oleks vaja olnud seda treenerit.
nagu rohkem mitte oma vend või isa, sest oma isa ja vend on alati raskem kuulata kui võõrast. Sest no ma ei tea, Tom midagi rääkis, või siis ja mida sa räägid. Treener ütles sama asja, siis okei, davai, ma proovin. Ja see aitas. Et oma poisil ma nägin täpselt sama asja, et see, mis ma räägin, ta oli nagu mida sa räägid. Samas treener rääkis sama asja. Ja kui meil oligi, Andre oli mul treener poisil, siis ma ise rääkisin Andre, kuule räägi poisile seda. Andre rääkis ja siis nagu toimis. Et see treenerite värk on, ma arvan, päris hea nagu lastele, et just see nagu võõras midagi räägib, mitte oma. Teistsugune autoriteet. Just. See on kindlasti. Jah, suhtumine on teistmoodi, eks. Siis kui võõras räägib seda, siis see on nagu käsk, eks ole. Aga kui isa või vend ütleb, mis sa siin ikka selle särgid. See on nagu nii oma inimene. Ja seal ongi, vaata, isa või tal on ju nii palju rolle, ta on ala isa, mehaanik, autojuht, ma ei tea, kokk ja kõik asjad on ju, et siis treener ka veel. Psühholoog. Jah, täpselt. Ma arvan, minul oligi poisiga see kõige keerulisem see. Just see, et sa oledki kõik asjad ja siis proovid alla selgeks teha. Et see oli nagu keeruline. Aga samas, kui välja tuli, oli jälle kõik äge. Väga äge. No kas teie peres läheb kuskilt kaudu veel edasi ka see, mis sa arvad? Motovärk. No mul on poisiga siuke diil, et kui ma toolist välja saan, et siis me ikkagi vaatame edasi. Et praegust ma ostsin talle elektrisikli, sellega ta käib metsas sõitmas. Meil on siit hea kodu juurest minna, et hoiab veits kätt soojas. Et see nagu see plaan on. Sest ise nagu väga tahab sõita. Eks ma siin plaanin varsti toolist välja tulla, et siis vaatan, mis saab. Valikut ei ole, peab tulema. Valikut ei ole. Ja siis hakkavad selle Rikiga siis koos paneme, No Rikist ma nii ei tea. Ma sain aru, et see ka plaanib comebacki. Vanaisa lihtsalt ei jaksa. Muidu oleks toimetult, aga küll, aga. Vanaisa peab uuesti rikkaks saama. See läheb aina kallimaks ja kui suuremaks lähed, siis. Sa peab rikkaks saama. Ma tahan sõitma hakata. No ma ei tea, kui palju sa nagu vaatad, et mis praegu toimub noorte või kindlasti vaatad või suurte seas, et mis mulje jääb? Ikka vaatan, jah. Vaatan, kuidas Markuse konkurendid sõidavad ja tulemusi. Ikka vaatan ja suhtlema vahepeal, jah. Sest ega see punt on ikka, mul poiss ju saab samamoodi oma konkurentidega läbi, siiamaani räägivad ja suhtlevad, et ma arvan, see side jääb ka nagu ju eluks ajaks. Ja vaatan ka suuremaid poisse, et praegu järelkasvu tegelikult tuleb päris hästi noorte seast. Et muidugi vaatan ikka. Et mul krossi vastu ikka huvi on USA krosse ja NM-i vaatan ikka kogu aeg. Selles osas mulle see ikkagi meeldib, et. Aga kuidas sulle tundub, et mis nagu teil oli võib-olla paremini omal ajal ja mis praegu on parem? Ma tean, nii erinevad. Meil väikestena oli see, et me, nagu me rääkisime, mängisime ja see motokross oli pigem nagu siuke vahepalaine. Siis praegust on noorest peale on siuke tamp taga ja kas see nagu õige või vale on, me ju ei tea. Eks kui sa nooremana rohkem pingutad, sul on suurem seanss kiiremaks saada, aga see protsent, kes läbi põlevad, on nagu kindlasti suurem. Siis kui meie alustasime, siis enamus on ikkagi sõitsid suurte sikliteni välja. Siis praegu, kui ma vaatan Markuse punti, siis väga paljud ikkagi kukuvad ära seal juba suht vara. Et kas on sellest, et liiga suur tamp on taga? Ma ei oska öelda.
et mina pigem läksin seda teed, nagu ma ise sõitsin, et ei andnud noorena seda niisugust vitsa või värki, et sa pead võitma, sa pead tegema. Pigem, et naudi ja õpi õigesti sõitma ja see tulemus tuleb siis, kui tuleb. Aga mis see nagu õige või vale on, ei oska öelda. Pigem see, ma arvan, päris palju sõltub nagu lapsest ise, et mis sellega ta on, et kas tahab ise täiega võita või tahab lihtsalt sõita või. Noh, enam-vähem ju pooleli ja jäetakse siis kui kohustuseks. Kui see võidusõit saab nagu kohustus ole. Ja vaata, siis tuleb tavaliselt siis punn ette. See on ootused, on ju. Vanemad investeerivad, siis ju ootab pojalt, et kuule tee tulemusi, kui tulemusi ei tule, siis tekivad tülid, et mina panustan, miks sa nii ei tee. Aga tegemist on lastega ja lapsed tahavad niisamaga olla. Võib-olla ta ei tahagi võita, tahabki sõita lihtsalt. No seda ütles just ka, et tema nagu kõiki alati ikkagi julgustab tegema seda, ükskõik kas mingi ala, kas tuleb maailmameister või ei tule. Tema ütleb nendele vanematele, et see on nii äge aeg nagu koos olla lapsega, et sa ei saa nagu kusagilt mujalt seda. Vahet ei ole, mis tulemust ta teeb, aga et nagu juba selle pärast tasub teha seda. Ma arvan, see ongi suur vahe, mis tänapäeval on meie aeg oli. Tänapäeval enamus kõik tahavad, et oleks kohe maailmameistrid. Et see pigem isegi lõhub neid suhted võib-olla selle vahe peale, aga tegelikult see võiks olla lastel ikka laste aega, äge ja nautimine ja vanemad koos ja krossil käimine, see nagu peab nautima nagu rohkem võib-olla. Aga kuidas sulle tundub, kas see punt, mis praegu on neil noortel, kas see on sama nagu kokkuhoidev või äge kui siis, kui teie sõitsid? Mida aeg edasi, see punt ju kasvab rohkem kokku. Need, kes kaugemale jõuavad, seda rohkem ju koos ollakse. Ma arvan, muidugi nad jäävad kokku. Ma arvan. Poisi pealt on näha ja praegust, et ikkagi nagu hängivad ikka koos. Ikka suhtlevad. Muidugi. Väga äge. Ma ei tea, mul praegu pole rohkem küsimusi. Kas meil on midagi? Midagi rääkimata. Hetkeseis on praegu selline, nagu ta on, eks. Aga üldiselt sa oled ju töömees. Hetkel, konkreetselt hetkel ma tegelen oma ravimisega siin päris palju, et tööga ma jälgin ja olen kursis, aga ma otseselt igapäevasesse ellu ei torgi praegust. Et mul ikkagi see areng ja taastumine on number 1 praegust. No, see ongi kõige tähtsam ju, ma arvan. Ja täitsa loogiline. Täpselt. Enne seda pauku ikkagi, sa võtsid ju, ütleme, meie emanda ja minu töö ja selle kõiki üle. Jah, selle võtsime üle ja see on nagu loomulik värk minu arust. Ega kuidagi sujuvalt läks asi. Ma arvan, ega me ei sundinud sind. Asi, mis on üles ehitatud, on mõistlikku edasi vedada ja sealt proovida seda kasvatada. Muidugi. Ja küll saad edasi ka teha veel. Kindlasti. Igal juhul mina küll loodan, et saate siis Markusega koos varsti näeme teid panemas. Raja peal või? No mul oli väike eesmärk, et 40 veteranist tahaks stardis olla. Et ma selle nimel nagu vaeva näen.
et loodame, et siin see areng nagu seisma ei jää. Et saaks ikkagi selle ära teha. Jah. Veteranid siis pangu valmis, vaim tuleb konkurents. Ja kas me nagu reaalselt nagu raja peale jõuan, ma ei tea, aga isegi kui ma terveks on, aga vaatame. Eesmärk peab olema. Eesmärk peab olema, muidugi. Kuule, igal juhul, thanks. Ja tuleb ära teha ja kogu lugu. Täpselt. Tuleb ära teha, jah.